Tervist! Objektiivi stuudios on MTÜ Ausad valimised juhatuse esimees Märt Põder. Tere Märt! Tere Markus! Tore on jälle siin vestelda ja täna me vestleme sellisel teemal, mis on nüüd viimastel päevadel esile tulnud. Nimelt MTÜ Ausad valimised tõi välja oma eelraporti. Ja seal olete jõudnud järeldusele, mis on tegelikult skandaalne ja peaks tegelikult tekitama ühiskonnas väga tõsise järellainetuse. Te ütlete, et häälte salajasus KOV-i valimistel pole tagatud. Kuidas see raport sündis ja miks see üldse tekkis? See raport, sellel on pikk ajalugu. Et valimisvaatlejad, eks ole, on kogu aeg üritanud sellel e-hääletusel siis nagu silma peal hoida. Ja seekord me siis püüdsime seda ka teha ja me alustasime siis juba enne valimisi pikka aega. Et kevadel me käisime seal valimiskomisjoni koosolekud ja nii edasi. Ja sealt koosolekult märtsikuus näiteks arutati mingisugust riskikäsitlusplaani ja siis poole koosoleku pealt kuulutati see siis asutuse siseseks kasutamiseks ja mind eemaldati koosolekult. Ja selliseid asju, sellised ootamatud eemaldamisi ja mitte koosolekule laskmisi ja sellist asja hakkas toimuma siis nagu järjest, et seda läbi kevade, suvel ja siis jäi siuke mulje, et vaatlejaid üritatakse kogu selle valimiste korralduse juurest eemal hoida. Et oleme siis täpselt, et sina oled tõesti registreeritud ametlik valimiste vaatleja. No ma ei tea, mis see registreeritud ja ametlik on, aga selles mõttes, et koosolekutele võivad kõik minna, mõnikord tuleb seal ette registreerida, mõnikord mitte, seda protseduuri selgelt ei ole. Ja kuna osa koosolekud toimusid veebikoosolekutena, siis veebikoosolekult on lihtne kedagi siis välja tõsta, just nagu vägivalda ei tehta. Aga täpselt nii siis sündis, et ja siis need asjad siis me kõik vaatlejad, nad on harjunud raporteerima, kui midagi valesti. Ja siis nendest sai ka omakorda siis kaebused ja Riigikohtule esitatud kaebused. Ja siis ütleme kevadest saati on siis neid kaebusi läinud sinna Riigikohtu poole sellises hulgas, mida tavaliselt ei ole tekkinud isegi valimiste ajal. Ja et suur vägikaika vedu on valimisteenistuse ja valimiskomisjoniga, et kes üldse see võib seal koosolekutel olla, mida võib näha, mida mitte, mida võib salastada. Ja selle raames siis tekkis niisugune kaasus, kus kutsuti politsei siis 3 valimisvaatlejale, kes olid koosolekul, avalikul koosolekul, istusid seal, kuulasid toimunut ja siis neid taheti sealt eemaldada. Ja siis kuna ei olnud nagu õiguslikku alus sellelt, siis valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann siis selle asemel selgitada, et miks, mis alusel ta siis tahab vaatleja seda eemaldada, kutsus politsei. Ja siis politsei seal selgitas ja lahendas, et seda tüüpi asjad juhtusid. Ja eks me siis olime siis valmistunud halvimaks, aga ütleme ette valmistunud siiski. Ja me siis neid elektroonilise hääletamise ettevalmistavaid samme, mis algasid siis 29. september, oli esimene päev, kui toimus siis võtmete loomise tseremoonia ja teine päev oli siis 30. september, kui siis toimus proovihääletus. Et me siis olime ette valmistanud, nii palju kui võimalik läksime sinna kohale, kuigi meil oli koht, et meil lisatakse sealt välja, politsei oli ruumis kogu aeg, eks oli igaks juhuks justkui et vaatlejad on niisugused korrarikkujad, et tuleb hakata käsi väänama. Niisugune väga pingeline õhkkond oli. Ja see raport siis tegelikult kajastab seda, mida me siis kogesime, nägime. Selle eellugu on raportis kõik need lugu sellest, kuidas neid kaebusi tuli teha, kuidas käis siin see ODIHRi ehk siis selle demokraatlike institutsioonide inimõiguste büroo delegatsioon selle e-hääletuse õigusraamistiku hindamas, mis nemad arvasid, eks ole, et vaatlejatel tuleb õigusi mitte siis nagu piirata, vaid just nagu tagada. Et ühesõnaga kõik see on selles raportis kajastatud ja miks me selle enne elektroonilise hääletuse algust avaldasime, on siis see, et inimesed saaksid hinnata, et kas nad tahavad seda elektroonilist hääletust siis kasutada praegusel kujul. Ja see raport siis pidi selle sisendi andma sellesse ja nüüd ta tõesti on jõudnud ka avalikkuse, et niimoodi käänulise teipidega on lõpuks jõudnud ja võib-olla selle kõige markantsema punkti tõttu, mis on see kõige viimane seal, mis puudutab seda, et jah, et hääletamise salajasus ei ole siis pärast proovihääletusel siis rändama läinud, siis olulisi neid hääle avamisi võtmeid ei ole enam tagatud. Ja see on siis selline 5. punkt meie raportis, et on 4 punkti on veel enne, aga see 5. punkt siis nagu võtab kokku selle suure segaduse ja vastuolulisuse, mis kogu seda e-hääletuse ettevalmistust siis raamistas.
tuleme selle 5. punkti juurde kindlasti ja vaatame selle aluseks olevad videod ka natukene ja kommenteerime seda, aga käime võib-olla need 4 eelmist punkti läbi, et te ütlete, et toimingud ei olnud avalikud. Jah, et sellel on 2 külge, üks on selline, ütleme siis korralduslik külg, et need toimingud 2 päeval siis, et nad toimusid Riigikogu konverentsisaalis ja toimusid nii vara, et näiteks Valgast, Võrust või Tartust ei olnud sinna võimalik hommikul kohale minna. Ehk siis me räägime tegelikult sellest samast hetkest, kui seda krüpteerimisvõtit seal katsetati, see sama video. No jah, see video puudutab ka. See on seal samalt ürituselt, aga lihtsalt, et seal toimus mitu asja ja et sinna kohale minna üldse. Selleks pidi tulema kas eelmise päeval Tallinnasse või siis hakkama sõitma öösel mingisugune kell 4 Tartust rongiga, et kohale jõuda. Ja meil on mõned vanemad vaatlejad, kes eks ole, ei ole tervis võib-olla nii hea, et nad tahaksid nagu päris niimoodi ekstreemsporti teha selleks, et vaatlema saada, eks ole. Ja kui sa siis pead tulema eelmisel õhtul Tallinnasse broneerima hotelli, siis on vaatlemisele varanduslik tsensus äkki. Ühesõnaga, need probleemid kõik seal kerkisid, eks ole. Mõned vaatlejad siis taotlesid seda, et tehtaks videoülekanne nendest protseduuridest, millest keelduti. Ja kuigi siis Riigikogu Kantselei kinnitas, et jah, see võimekus on olemas, lihtsalt, et valimisteenistus peab selleks nagu taotlus esitama. Sellegi poolest keelduti, eks ole. Ja siis need vaatlejad, kes siis lõpus kohale jõudsid, kellel oli võimalik siis minna sinna kohale või siis Tallinna söömaja leida. Ja siis nemad siis olid selle koha peal ikkagi ja siis tegid oma tööd. Mis veel puudutab seda avalikkuse puudumist, oli siis see, et dokumendid, mille alusel neid asju läbi viidi, need ei olnud avaldatud veel reedel enne siis neid protseduuri ise toimusid esmaspäev ja teisipäev. Et ühesõnaga reedel ma tegin puuduste avalduse hommikul MTÜ alt ja ütlesin, et need dokumendid, mille alusel seda asja läbi viiakse, et need ei ole olemas. Et te olete küll vaatlejatele saadnud teavituse, et tulge kohale, mingid videod on seal toodud, just nagu sellised lastele mingite asjade seletamise videod, aga seda päris dokumentatsiooni, mille alusel seda asja tehakse, seda te ei ole avaldanud. Ja siis nad hakkasid seda reede päeval hakkas valimisteenistuse juht Arne Koitmäe hakkas neid allkirjastama. Reede õhtus said nagu mingisugune hulk dokumente üles. Esmaspäeva hommikul kõik dokumendid ei olnud ikka veel üleval, tuli uus puudusavaldus teha, siis teisipäeval toimusid ka need toimingud, siis ikka veel ei olnud kõik dokumendid üleval ja lähtekood on siis see, seal need toimingud kõik puudutasid arvuteid. Arvutid pandi lauale, arvutid pandi seal võtmeid tegema ja mingi muid samme läbi tegema. Ja proovihääletust, eks ole, et seal on kasutusel tarkvara ja tarkvara, eks ole, tarkvaral on lähtekood, millest see tarkvara siis nagu kokku pannakse. Ja see lähtekood, millest see tarkvara siis pidi olema kokku pandud, see ei olnud avaldatud enne neid toiminguid. Enne seda esmaspäevast ja teisipäevast asja lähtekoodi meile ei näidatud. Ehk siis pandi need arvutid käima, öelda, et siin arvutis mingi asi käib, aga mis siin käib, seda meil on võimalik vaadata. Ja selle kohta ütleb seadus, et lähtekood tuleb avaldada enne valimisi. Et selles mõttes siis see, mis seal toimus, dokumentatsioon ei olnud avalik, lähtekoodi on avalik ja siis sinna ligipääs kogu sellele üritusele, et see oli takistatud ja siis meil keelati ka, meile öeldi, et me võime omaks tarbeks teha videoid, salvestada midagi, aga me ei või neid jagada. Ja nad ise keeldusid oma tehtud videoid jagamast, et ühesõnaga ja nad keeldusid videoülekannet tegemast. Ja kuigi see Riigikogu konverentsisaal on kesklinnas küll, aga sinna ei ole lihtne pääseda tegelikult. Turvakontrollid ja asjad ja pidi hästi vara kohal olema selleks, et üldse sinna sisse saada. Ja eelregistreerimised ja muud asjad. Et ühesõnaga paras kadalipp oli üldse sinna pääseda, eks ole. Ja siis see, mis seal pidi toimuma, seda ei olnud selgelt määratletud, sest dokumentatsiooni on lähtekoodi olnud. Ja selles tingimuses me siis läksime sinna niimoodi kohale ja hakkasime oma tööd tegema. Et selles mõttes toimingute mitte avalik olemine puudutab seda ja seadus ütleb, valimistoimingud on avalikud. On isegi selle valimisseaduste siis nagu vastuvõtmise seletuskirjas postuleeritakse lausa valimistoimingute avalikkuse põhimõte. Ja see avalikkuse põhimõte siis meie hinnangud ei olnud täidetud. No üks printsiip on ju see, et valimisteenistuse istungid ja kõik need protseduurid peaksid olema ka selles mõttes avalikud, et need peaksid olema üles filmitud ja igaüks võib neid niimoodi vaadata, nagu näiteks Riigikogu, ma ei tea, kas korruptsioonivastase komisjoni istungit või Riigikogu täissaali istungit, eks ju, et see oleks täiesti selgelt jälgitav kõikidele inimestele ilma igasuguse kadaliputa, mida sa siin praegu nüüd kirjeldasid. Aga seda ju ka ei ole loomulikult, et need istungid
on, nagu sa ütlesid, kuskil Riigikogu konverentsisaalis, eks ju, ja väga varajastel kellaaegadel niimoodi, et Tartust ja Valgast ja kuskilt mujalt ei saa sinna ligi. Et see on ju kõik väga selge nii-öelda avalikkuse printsiibi rikkumine, et justkui peaks olema kõik avalik, justkui peaks kõik olema ka üles filmitud aga tegelikult ei ole. See on ju, see on jällegi üks nagu selline, absurdum. Kui me räägime elektroonilisest hääletusest, see on interneti hääletus. Kõik asjad toimuvad internetis selles hääletuses, aga seda korraldada siis ei saa niimoodi, et sa teed veebiülekande. Et selles mõttes siin on nagu, nagu otsene vastuolu, et tahetakse öeldakse, et see e-hääletus, interneti hääletus, see on sellepärast, et see peab olema, sest tänapäeval kõik asjad on internetis. Aga siis valimiskomisjoni koosolekud, ei, neid ei saa internetis teha, eks ole. Siis on see need ettevalmistavad protseduurid, see võtmeloome ja siis proovihääletus. Ei, me ei saa neid interneti ülekannet teha. Et siin on tõesti suur vastuolu ja selles mõttes, kui need toimingud ei ole avalikud, järelikult, siis nagu kas poolavalikud või natuke avalikud või siis salajased, eks ole, mingit pidi. Et see, et valimisi korraldatakse kuidagi niimoodi salaja, et see on nagu täiesti vastuolus kõigi niisuguste valimispõhimõtetega ja demokraatlike valimiste eeldustega. Et selle tõttu mõned vaatlejad on öelnud, et need juba sellepärast, kuidas need asjad toimusid, et nad ei tunnista neid valimisi siis nagu nii-öelda täielikult demokraatlike valimistena ja nad ei ole nõus isegi valima minema. Et valimisvaatlejad, kes nad on muidugi võib-olla kõige tundlikum nii-öelda osa sellest ühiskonnast, kes hoiab sellele silma peal täpselt. Aga sellised reaktsioonid. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et riigi valimisteenistus ja Vabariigi valimiskomisjon põhimõtteliselt ei tahaks, et oleks mingisugust välist vaatlust selle juures või jääb selline mulje? Ma arvan, et neid häirib küll, et vaatlejaid on kohal, et tegelikult ka valimiskomisjoni juht ühe kaebuse siis vastusena kirjutas Riigikohtule, et praegu oli siin meil tahtsid koosoleku tulla ainult paar vaatlejat, aga mis siis saab, kui neil on 1000? Et košmaar, eks ole, 1000 inimest tuleb vaatlema, aga samas just need 1000 vaatlejad peaks olema need sõltumatud siis nagu silmapaarid, mis kinnitavad, et nemad tegid kõik õigesti. Ja nad nagu ei saa sellest aru. Nad arvavad, et see ongi nagu nende mingisugune majasisene protsess, eks ole, nad seal käivitavad natuke arvuteid, need seal vilgutavad tulukesi ja siis nad pühalikult siis ütlevad, et meil oli kõik väga turvaline ja tulemus on siin, olge lahked. Ja siis nii kuidagi ongi. Aga nii valimisi ei korraldata, eks ole. Absoluutselt. Tuleme selle teise punkti juurde. Häälte avamise võti loodi puudulikult. See on nüüd selline punkt, et see häälte avamise võti on loodud siis puudulikult juba nüüd järjest, mina olen vaadelnud 3 valimistel. Ja sellega on nüüd see asi, et see pole isegi ainult minu arvamus, vaid et samal seisukohal on siis, mis meil on see Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon, mis on siis muide juhitud e-hääletuse tarkvara tootja, aktsiaselts Küberneetika siis teadusdirektori poolt. Tema on siis akadeemik ja tema juhib siis Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni. Ja siis see komisjon on toonud välja, et see võtmete loomise protseduur, et selle puhul on siis, et seda ei auditeerita korralikult, et audiitoril pole kohustust kontrollida võtme loomiseks ega sedelite töötlemises kasutatud tarkvara terviklust ja autentsust. Vaatlejatele lubatud niisugused kontrolle teostada. Kuna audiitori juhend ei kata kõiki töötlemise samme, siis oli kindlust, et kõik etapid saavad auditeeritud. Lisakontrollide teostamine sõltub audiitori põhjalikkusest, e-hääletamise süsteemi ehituse mõistmisest ning audiitori tehnilistest oskustest. Et nad ütlevad, et audiitori oskustest sõltub see, kas siis seda võtmeloome protseduuri hinnatakse adekvaatselt ja nad ütlevad, et audiitor siis neid kontrolle ei ole teinud, eks ole, piisavalt. Toob välja, et see sõltub audiitorist, aga kohustust kontrollida ei ole ja see sama asi on siis jõudnud ka teadustöödesse ja vaatleja raportitesse. Aga põhimõtteliselt et küsimus on selles, et neid hääletamise, siis häälte avamise ja valimistulemuse kindlasti tegemise see võti, mis hästi pidulikult ja pühalikult seal genereeritakse ühes arvutis, mis peaks olema hästi turvaline. Et selle arvuti päritolu ei ole selge. Et audiitori kontrolli, kus see arvuti tuli, ei ole dokumenteeritud, mis siin arvutisse sai, millal sai, kes pani ja siis selles arvutis luuakse siis need kõik olulisemad võtmed. Ja audiitor põhimõtteliselt ta saaks
üritada seda kontrollida, et seal arvutis mingi pahavara pole, mis selle võtme sinna, ütleme siis, kas võtit muudab või et sinna arvutisse on see võti, ütleme, ette istutatud näiteks, et keegi on võtme enne valmis teinud ja siis kopeerinud selle sinna arvutisse ja siis ta hoiab ise selle võtit, millega ta saab teha neid kõiki olulisi samme. Ja see arvutis on see ka, eks ole, aga siis, et ta saab siis selle arvuti tehtud sammud nagu üle kirjutada või midagi sellist, eks ole. Et kõik need asjad oleks siis nagu vastuolus selle asja mõttega ja kogu selle turvaprotseduuridega ja hääletamise salajasusega, aga siis valimistulemuse siis autentsuse tagamisega. Kas, kui nüüd veel kord küsida üle kõik, et kas see häälte avamise võti, mis on nüüd puudulikult loodud, kas see on nüüd üks kõige olulisemaid komponente üldse selleks? Mida see teeb, see häälte avamise võti? Seleta palun niimoodi kuidagi lihtsalt ära. Et see võti on siis võtmepaar, kus on avalik võti ja siis privaatvõti. Et privaatvõti on see võti, millega siis krüpteeritakse. Dekrüpteeritakse hääled, tehakse hääled lahti. Avalik võti on siis see, millega siis hääled krüpteeritakse, et neid saaks pärast siis selle privaatvõtmega lahti teha. Et avalik võti siis avalikustatakse. Et see läheb kõikidesse valijarakendustesse, siis inimesed hakkavad sellega oma hääli allkirjastama ja siis nad siis krüpteeritult allkirjastatuna siis allkirjastatakse ID-kaardiga, aga krüpteeritult siis selle võtmega ja ID-kaardiga allkirjastatuna nad liiguvad sinna serverisse ja siis selle privaatvõtmega need hääled siis tehakse lahti, vaadatakse, et kelle poolt siis hääletati. Ehk siis see, kellel on see privaatvõti, saab neid hääli siis vaadata sinna sisse, et kelle poolt hääletati ja kui see privaatvõti on kellegi käes, kes siis vaatab neid hääli enne, kui nad seal lõpus kokku loetakse, siis kui seal on see digiallkirja peal küljes, eks ole, kui nad isikustatud on, siis ma saan vaadata, kes kelle poolt hääletas. Et selles mõttes selle võtme lekkimine hävitab hääletamise salajasus. Kas ma saan ka ümber formeerida, kes kelle poolt hääletas? No selleks see võti nagu eriti kasulik ei ole, et valimistulemuse väljakuulutamise puhul on küll. Et ühesõnaga see võti, see võti pannakse kiipkaartide peale, millest me siin kohe hakkame ka rääkima eeldatavasti, jagatakse tükkideks ja niimoodi. Et see võti, selle võtmega ka allkirjastatakse siis valimistulemus. Selle arvuti sees, kuhu see võti luuakse ja kuhu justkui keegi tohiks pääseda, aga mille turvalisus ei ole siis nagu tagatud, audiitor ei ole seda kontrollinud ja keegi teine ka ei ole kontrollinud. Et see arvuti siis allkirjastab selle tulemuse ka ühe võtmega, eks ole. Ja see on see koht, kus nagu tegelikult saab tulemust ka mõjutada. Et iseenesest see ei puuduta häälte kokkulogemist, see puudutab lihtsalt seda, et kes iganes mõtleb välja, et mulle meeldib selline tulemus ja siis paneb selle allkirja alla ja siis ei ole võimalik öelda, et kas siis valimisteenistuse avaldatud tulemus või siis selle kellegi teise poolt allkirjastatud tulemus. Et kumb neist siis on tõene, eks ole, kumb on päris tulemus, sest allkiri on sama võtmega antud ja ta on sama tehnoloogia nagu see digiallkiri, et kui sa selle allkirja annad, siis ta peaks, ta tõendab, et see tuli autentsest allikast ja kui sul on kaks valimistulemust, millel on mõlemal siis nagu autentne see krüptograafiline allkiri, sul ei ole võimalik öelda, kumb neist on päris ja kumb on siis võltsing. Ja neid tulemusi saaks niimoodi olla siis mitte ainult kaks või vaid ka rohkem, eks ole. Ja kui see võti on lekkinud, siis on oht, et me siin anname küll hääli, aga siis kui lõpuks tulemused välja kulutatakse, on tulemusi 2, 4 või 200 ja siis keegi ei tea, mis oli tegelik tulemus. Et selles mõttes on selle võtme lekkimine ka valimistulemuse mõttes ikkagi väga kriitiline. Ja tuleme kolmanda punkti juurde, milleks on proovihääletuse temaatika. Proovihääletus toimus teie raporti kohaselt avaliku lähtekoodita. No selgita see ka nüüd lahti. Sellega on niimoodi, et me juba põgusalt rääkisime, selle oli esimeses punktis ka mainitud, aga kuna seadus nõuab, et elektroonilise hääletamise siis süsteemi lähtekood ja kontrollrakenduse lähtekood peab olema avaldatud enne valimisi. Seaduses on selgelt kirjas enne valimisi. Et siis see on punkt, mis siis joonib seda alla, et seadust ei täidetud siis selle lähtekoodi avalikustamise käigus siis. Et see lähtekood, tõsi, ta nüüdseks on avalikustatud mingisugusel kujul, aga seda tehti siis mitu päeva pärast seda proovihääletust ja seda võtmete loomist. Et, aga jah, loomulikult, et siis on, ma tegin ka siis kaebuse selle kohta, mis siis lubab nüüd Riigikohtul loodetavasti arutada seda, et mida see enne valimisi tähendab, sest iseenesest valimiskomisjon õigustas seda hilist avaldamist nii, et enne valimisi tähendab põhimõtteliselt siis enne seda, kui siis
noh, nii-öelda kodanike meelest valimised algavad. Et siis enne siis seda valimispäeva või siis valimisnädalat või midagi sellist, et kui enne seda on avaldatud, siis ongi enne valimisi. Aga noh, mina kui vaatleja, minu jaoks seda lähtekoodi on vaja ka nende ettevalmistavate protseduuride hindamiseks. Kui seda lähtekoodi juba kasutatakse, eks ole, mis tähendab seda, et need samad 2 asja, mis siis olid septembris 29. september ja 30. september, võtmeloome ja siis proovihääletus, enne seda oleks pidanud kindlasti lähtekood olema avaldatud, sest et muidu nende toimingute adekvaatsust ei ole võimalik hinnata sisuliselt, eks ole. Ja noh, mida see enne valimisi tähendab, et võib tähendada ka üldse enne valimistoimingute algust laiemalt, enne siis esimesi valimistoiminguid, mida siis valimisteenistus teeb. Kandidaatide registreerimine näiteks on ka valimistoiming. Et see võiks tähendada, et enne valimisi tähendab siis augustikuus millalgi või ka juulis tehti vist päris esimesed toimingud. Ja noh, nüüd siis Riigikohus võib ilmselt arutada, et mida see enne valimisi tähendab. Ma ei tea, mis järeldusele nad jõuavad. Eeldatavasti nad nagu siin väga niimoodi paadiga õigutama ei taha hakata, aga sellepärast on see punkt eraldi, et see oli nagu selgelt seaduses nõutud. Sellest on varem juttu olnud mitmetel aastatel, et tuleks varem avaldada edasi ja seekord me pidime ka siis selle lähtekoodi nagu välja kangutama sellelt valimiste korraldajalt. Puuduste avalduse tegema, ma selle koha peal isegi selle protseduuri raames ütlesin, et ma soovin teha suulise puuduse avalduse. See oli ka midagi sellist, Aarne Koitma istus, ma siis läksin tema juurde, nii, ma soovin teha puuduse avaldust. Te segate minge ära, pilk politseiniku poole selles mõttes ja siis ma ütlesin teie, et mul on seaduse järgi õigus teha suuline puuduse avaldus viivitamatult kohe, kui ma selle siis tuvastan. Ja siis ta seal ikkagi nagu tõrkus ja niimoodi ja õhkkond läks päris pingeliseks, aga siis mingisugune vanem kolleeg tal valimisteenistusest tuli, et ütles, et ma võtan selle puuduse avalduse teilt siis vastu. Et siis ma tegin selle puuduse avalduse, et lähtekoodi ei ole selle toimingu raames, kus siis mul oli vaja seda vaatlejana kasutada. Ja siis selle tulemusena siis me saime seekord lähtekoodi avaldatud 10 päeva enne seda elektroonilise hääletuse algust ja tavaliselt on avaldatud 3 päeva enne algust, mis on ka väga hilja. Et ühesõnaga juhtus palju sellega seoses ja sellepärast see punkt väärib eraldi tähelepanu ja kuna see on elektrooniline hääletuse lähtekood, on nagu olulise tähendusega selle asja hindamisel ja tuleks ka hinnata seda, et kas nendes arvutites siis, mis siis midagi seal teevad, eks ole, kas seal jookseb päriselt see lähtekood, mis siis on avaldatud. Et kuna ka seda tuleb hinnata, siis see punkt on oluline nagu elektroonilise hääletamise vaatepunktist. No kas sa saite teada, kas seal jookseb nüüd see lähtekood? Me ei saanud seda teada, sest sel hetkel ju ei olnud seda isegi avaldatud, kui need sündmused taimusid. Ja me ei saagi seda teada ja selles mõttes ongi need algsed toimingud viidud läbi, siis et ei ole, nad ei vasta nagu standarditele ja ütleme siis nendele turvanõuetele. Et üks asi on siis valimispõhimõtted, millele vastamus on niisugune õiguslik küsimus, aga ka need infoturbe asjad, ka nendele siis ei vasta tegelikult see, mis tehti seal. Vaheküsimus, kui mitu sellist kaebust sa oled üldse juba teinud selle sama raporti raames, nüüd ütleme niimoodi, kas see Riigikohtule või valimisteenistusele või mingisugustele muudele instantsile? See ei ole ainult mina, eks ole. Et meil on neid vaatlejaid 10, kes on seal päris aktiivsed niimoodi. Kaebusi teevad neist, ütleme 4-5 võib-olla. Ja kokku kamba peale ma arvan, et neid puuduse avaldusi, mis on siis esimene niisugune samm menetluse eelsamm, mis on nagu puuduse avaldus valimisteenistusele, kaebus valimiskomisjonile ja siis kaebus valimiskomisjoni otsuse peale või toimingu peale siis Riigikohtule. Ja neid kokku vist kogu selle raporti valmiseks on 20. Et seal tuleb pidevalt ikkagi nõuda midagi ja taotleda midagi ja mõni neist jõuab nagu kaugemale, aga mõni jääbki lihtsalt puudusavalduseks, me saame vastuse. Mõnikord väga harva me saame ka niisuguse vastuse, mis on nagu, et pole põhjust edasi kaevata, et on rahuldav, eks ole. Aga enamasti need vastused on väga üleolevad ja puudulikud ja see läheb natuke teemast kõrvale, aga Riigikohus siin nende samade asjade raames, mis siin enne siis valimisperioodi juba toimusid, otsustas, et valimisteenistus, et ta ei või valetada, aga ta ei või valetada ja valimiskomisjon peaks vaatama, et valimisteenistus ei valetaks. Aga siis valimisvaatlejad, neil ei ole õigus kaevata, kui valimisteenistus valetab. Ehk siis ühesõnaga niisugune nagu nokk kinni saba lahti, et kui valimisteenistus valetab, siis ei juhtu midagi ja valimiskomisjon peaks järele valvama, aga ta kunagi ei tee seda. Et valimiskomisjon ei ole öelnud valimisteenistusele, et ärge palun nagu ajage vaatlejatele udu ja kui te esitate väiteid, siis need peavad ikkagi tõele vastama ja paraku valimisteenistuse poolt esitatud need väited
sageli ei vasta tõele või siis on väga põiklevad ja sellised udused. Aga tõesti, nad ka valetavad. Aga see tähendab seda, et põhimõtteliselt valimiskomisjon ja valimisteenistus on selline üks suur e-valimisi õigustav, kuidas öelda siis, vennaskond või punt lihtsalt? Jah, et iseenesest see on oluline ka selle järgmise punkti jaoks, mis puudutab neid võtmeid ja kiipkaarte, aga nad tõepoolest, eks ole, asuvad ühel aadressil, nad töötavad samast eelarvest, valimiskomisjon töötab valimisteenistuse eelarvest, valimisteenistus on Riigikogu Kantselei siis allüksus, neil on sama koduleht, neil on sama meiliaadress. Kui ma saadan kaebuse valimiskomisjonile või valimisteenistusele, ma ei tea, kumb seda loeb esimesena, tõenäoliselt valimisteenistus edastab selle valimiskomisjonile. Valimiskomisjon koosneb siis juhtivatest riigiametnikest, Riigikontrollist, õiguskantsleri büroost, aga ka siis kohtunikest, mille siis määrab Riigikohtu esimees. Ja et ühesõnaga, seal on see seltskond iseenesest, kui tegelikult sellised kogud peaks olema siis sellised, kus on vastanduvate huvidega osapooled, kes siis kontrollivad vastastikku üksteist. Siis nemad on tõesti niimoodi nagu et neile meeldib koos olla, aega veeta, pärast neid protseduure, seda proovihääletust seal kõlas üle saali, et lähme nüüd lõunale, eks ole, siis keegi viskas nalja, et valimiskomisjoni esimees ütles seda, nüüd läheme lõunale, keegi ütles, et see on käsk ja siis nad läksid seal koos lõunale niimoodi naljatades ja selles mõttes tõsised protseduurid, aga nad ikkagi nad seal käituvad tõesti nagu vennaskond või niisugune sõpruskond või jah, et selles mõttes nii see ei peaks olema, tegelikult, et selle kõigi nende protseduuride turvalisust tagada, peaks nad olema siis, seal peaks olema ikkagi vastastikku niisugune kontroll, et kui pilgud vaatavad vastastikku ja siis nad tasakaalustavad mingid huvid. Ja vaatlejad on ainsana siis selles rollis praegu, kes siis peaks seda tasakaalustama, aga vaatlejaid siis tõrjutakse nii, kuidas jaksatakse. Audiitorite sõltumatus on loomulikult üks küsimus ja see tuli ka teil välja 4. punktina. Jah, audiitori sõltumatuse küsimus on, see nüüd peegeldub selles audiitori hankes, audiitori siis palkamise hankes või selles hanke kutses ja kuidas see toimus. Et see eellugu on ka huvitav, et sellepärast, et kuulutati välja siis audiitori hanke raames, seekord ka siis saadeti erakondadele kutse, et erakonnad saavad oma audiitorid siis nagu välja panna. Aga see kutse saadeti siis salaja, reede õhtul jälle, nagu reede õhtul ikkagi seal kiputakse asju tegema millegi pärast. Ja anti siis 2 päeva põhimõtteliselt aega reageerida, või 3 päevaks oli tähtaeg, et erakonnad võiks pakkuda oma audiitori. Ja selle peale siis, me tegime siis MTÜ-ga kaebuse, üks erakond ja üks valimisliit tegi ka kaebused, eks ole, ja siis selle tulemusel, et me tegime sinna kaebused, siis see audiitori, see saladuskatte all erakondadele suunatud audiitorite täiendavate audiitorite programm siis kuulutati valimiskomisjoni poolt õigusvastaseks. Valimisteenistus püüdis saladuskatte all välja kuulutada siis niisugust mitteametlikku audiitori programmi, mis oli õigusvastane. Tähendab, algselt oli plaan, et iga erakond saadab oma audiitori. Kusjuures see kutse, see ei läinud kõigile erakondadele, isegi kõigile Riigikogu erakondadele läinud. Et selles mõttes oli nagu väga imelik asi, mis juhtus. Ja siis valimiskomisjon uuris, siis, mina olin selle koosolekul kohal seal, Varro Vooglaid oli siis seal EKRE esindajana ka kohal, kes oli see kaebus esitanud. Ja siis Aarne Koit mainis seda seletus, et kust tal see idee tuli, et ei tea millal täpselt, siis vastas, et suve lõpul millalgi ja kellega ta seda arutas, kuidas see otsustati, kes otsustasid, ta ei vastanud neile küsimustele. Et valimiskomisjonil oli ka nagu pahane, aga nagu ma ütlesin, natuke niimoodi ikkagi, see oli niimoodi sõbralik tulevahetus, et see ei olnud, et nad küll pragasid Aarne Koitnaga, aga ta sai aru, et see on nagu pereringis pragamine. Aga jah, et ühesõnaga see audiitorite hankimine, see on nagu segane olnud niikuinii, aga siis paralleelselt selle õigusvastaseks kuulutatud, valimiskomisjoni poolt õigusvastaseks kuulutatud valimisteenistuse, siis nagu salaja välja hõigatud, hõlma alt kutsuti audiitorid selle programmiga, siis sellega paralleelselt siis hakati ka siis seda ametlikku audiitorit otsima riigihanke korras siis. Ja saadeti kutse 6 ettevõttele. Et pakkumuskutse siis ja siis sellele vastas 6 siis üks vastas selle oma pakkumisega. 2 tükki ütlesid, et me ei osale hankes ja ülejäänud lihtsalt ei vastanud.
ja noh, miks see nii võis olla? Noh, ma väga täpselt ei oska nüüd seda öelda, aga ma vaatasin seda pakkumuskutset. Selle tekst oli vigane, see oli tehnilised vead sees, ei olnud selge, mida audiitor tegelikult tegema peaks. Seal oli öeldud, mingid asju aetud sassi, et öeldud, et ta peab seal mingisuguse asja tegema, mida tegelikult üldse ei pea, nagu seaduse järgi. Ühesõnaga, see oli väga udune asi ja selle tõttu siis sama audiitor, kes osales siis, kes oli audiitor aastal 2024 eurovalimistel, et tema siis tegi pakkumise, see oli ainus pakkumine ja siis see nii-öelda valiti siis võitjaks. Ja tema siis nüüd auditeerib kogu seda asja. Ja selles mõttes see ei olnud niisugune, ütleme, meil on valimised ja seda audiitorit siis esitatakse, et ta justkui nagu on see, kes asendab neid vaatlejaid. Tema on siis nagu professionaalne vaatleja, kes veendub, et kõik on väga hästi ja mingid rikkumisi ja midagi valesti ei tehta. Ja siis tema valiti siis niimoodi, et oligi üks kandidaat ainult sellega nõustuti, see oli see sama, kes eelmisel aastal ja see pakkumuskutse oli vigane, tundus tõesti nagu tehniliselt vigane, isegi nagu grammatiliselt vigane, eks ole. Et tõenäoliselt siis neil oli eelnev mõistmine vähemalt siis ühe selle audiitorettevõttega, et kui me teeme pakkumise, mis on vigane, siis võib-olla need teised ei tule, aga see üks vähemalt ikka tuleb, sest me juba eelmisest aastast oleme nendega siis nagu me teame, nemad teavad, mida meie tahame ja meie teame, et nemad teevad oma töö ära. Et selline mulje jäi sellest. Et see on nüüd eellugu, eks ole, et see mõttes, et ma ei saa öelda, et audiitor on nüüd selle tõttu, selle hanke tõttu kuidagi kompromiteeritud, eks ole. Aga see ei jäta sõltumatust muljet ja seda see punkt ütlebki, eks ole, audiitori sõltumatus on küsitav. Just, kas ei oleks, kui fantaseerida, üheks võimaluseks see, et määrata audiitoriks näiteks sind ja teisi vaatlejaid. Et see ei oleks riigihanke korras, vaid lihtsalt kodanikuaktivismi korras. Ei peaks midagi maksma, kõik on väga hea, määrata terve rida inimesi sinna audiitoriteks, kes on tegelikult senini olnud vaatlejad, kes teavad ja tunnevad protsessi. Mingis ideaalmaailmas see võiks nii olla. Selles mõttes ideaalmaailmas, et ma ei tea, kas seda protsessi on üldse võimalik niimoodi korraldada, et selle vaatlemine mul või ka mõnel kogenumal niisugusel kullipilguga pühapäeva häkkeril või niimoodi professionaalsel, eks ole, niisugusel, kes näeb seal kõiki vigu ja asju ja tehnilisi vigu ja näeb seal arvutikiipide spetsiifikat ja niimoodi ja vaatab selle kõik läbi. Et see tegelikult kogu selle asja läbivaatamine on nii suur töö, et mina neist ei taha. Ma ei taha seda protsessi ette võtta ja kui me räägime teistest riikidest, kus siis on ka seda e-hääletuse asja siis veeretatud ja isegi on kasutusel, Saksamaal oli ju kasutusel. Seal lõpetati see ära sellepärast, et kohalik häkkeri kogukond ütles, et see nii ei saa, et me ei taha seda vastutust võtta, et me hakkame siin käima mingisugused arvuteid tükkideks lahti võtmas enne iga valimist ja teeme 2 nädalat tööd, et vaadata, et kas siis seal on arvutis mingisugune pahavara või mitte. Et sisuliselt kui valimised, sellega kujutatakse valimised kübersõjaks, et sul on nagu valimiste korraldaja, mingid erakonnad, on sul veel mingid seltskonnad ja siis on siis üks arvuti, kus sees asjad toimuvad. Ja siis on eri huvidega osapooled, kes siis nagu seal arvuti sees kübersõdivad. Ja see ei ole see, kuidas valimised peaks käima, et see ei anna nagu niisugust kindlat turvalist tulemust ja iga kord seda sõda läbi teha arvutite sees. Et see on üleskutse kübersõjale mingis mõttes ja see ei ole sellepärast teistes riikides need niisugused infoturbe kogukonnad väldivad seda, et Eestis on millegi pärast siis võetud pähe, et las olla, eks ole, aga ma arvan, et see on ka illusoorne, et kui tegelikult siis need Eesti infoturbe spetsialistid, kes ei ole kõik, eks ole, kuidagi ära tinistatud tingimata, et nad on ikkagi pädevad infoturbe spetsialistid, kui nad seda, mis tegelikult toimub seal valimiste korraldusel lähedalt näeksid, siis nad võib-olla mõtleksid ümber selles oma, et las olla, sest et see on ju kõige hea asi, et saab internetis valida, et kui seda asja köögi poolelt näha, siis nad võib-olla arvaksid, et ei. Aga selles mõttes, et võib-olla siis meie raport aitab neil natuke seda rohkem köögi poolt näha. No kahtlemata see teeb seda. Tuleme nüüd selle 5. punkti juurde. Häälte avamise võti kompromiteeriti. Ma olen siin Objektiivis ka avaldanud nii sinu artikleid, Ago Samosoni artiklis tegin uudise või tema avaldusest Facebookis ja
rääkinud sellest siin või vähemalt pakkunud Objektiivi lugejale nii mitmeidki artikleid sellest ja nüüd sa oled siin isiklikult kohal ja räägime siis sellest häälte avamise võtme kompromiteerimisest. Siin on nüüd siis tulnud välja ka see video. Me saame seda videot nüüd siin kommenteerida reaalajas, et mis meil siit nüüd vastu siis vaatab ka. Panen siis tööle. Jah. Et ühesõnaga siin videos siis toimetatakse kiipkaartidega, kus peal on siis see häälte avamise võti, see on jagatud kokku 8 kiipkaardile ja need kiipkaardid siis nagu siin videost näha, et nad on pitseeritud turvakleebisega, seal audiitor lõikab praegu turvakleebist lahti ja siis juhendatakse, mida nende kaartidega tegema peab, et pannakse lugejasse, mis nüüd kohe hakkab sündima ka, siis võetakse sealt lugejast välja, kui on see välja loetud ja siis minnakse uuesti pitseerimisele, ehk siis sellele samale asjale, mida siin praegu tehakse. Et kaardile tuleb see turvakleebis kohe peale panna, kui ta on kasutatud. Ja turvakleebis nagu on näha, et ta käib päris kõvasti seda kinni ka, et kas see turvakleebis on ise nii-öelda universaalne ja nagu kindel tagatis, et selle kaartidega midagi halba ei tehta, see on eraldi küsimus, aga ta on vajalik. Ja nüüd siis läheb siis valimiskomisjoni liige sisestab kaardi lugejasse ja talle anti siis juhis, et see kaart tuleb tagastada siis audiitorile kohe siis uuesti turvakleebisega katmiseks. Ja etteruttavalt ma ütlen, et ta siis ei tee seda, eks ole. Et siin võib näha siis, et on nüüd küsimus, miks ta siis ei tee seda. Et nüüd kohe hakkab siin vaatab korra audiitori laua juurde ja siis läheb minema. Ja nüüd üks vaatleja siis kohe tal tekib küsimus, et mis toimus ja siis audiitor vastab vaatlejale, et kõik on hästi, kuigi tegelikult rikuti siis seda protokolli. Ja siin on siis lähemalt näha, eks ole, mida audiitor siis ütleb, eks ole. Ta tuleb kohe uuesti, teeme ühe selle ringi ära ja siis tulevad uuesti kleepima. Ja see on asi, mida esiteks audiitor pole seda, audiitor ei tohi seda otsustada. Et see pole audiitori ülesanne otsustada, kuhu need kaardid lähevad ja millal neid kleebitakse. Et on ette nähtud, et pärast kasutamist kaardid siis nagu kaetakse uuesti selle turvakleebisega, et ei saaks juhtuda see, et see kaart läheb siis sinna konverentsisaali liigub ja siis seal tehakse sellest, keegi teeb sellest koopia, kas siis valimiskomisjoni liikme teadmata näiteks, märkamatult kuidagi libistab selle kuskile sinna lugejasse, või siis valimiskomisjoni liige on, ütleme, santažeeritud, ta on sunnitud kuidagi selleks koopia tegema ja seda peab see turvakleebis vältima. Ja siin on nüüd näha aastast 2024, kus siis tehakse sama protseduuri läbi ja tehakse õigesti. On näha, kaart antakse audiitori kätte ja see läheb sinna laua peale tagasi. Ja sinna pannakse turvakleebis peale. Jah, sinna pannakse kohe ja see kõikide silme all, eks ole. Et valimiskomisjoni liikmed ei jaluta kuskil ära, eks ole, niimoodi, et ei tea, kus nad on. Ja siin on näha, kuidas õigesti teha, et põhimõtteliselt nad teavad, kuidas teha õigesti. Nende dokumentatsioonis on kirjas, kuidas teha õigesti. Aga nad otsustasid teha seda valesti või siis ei teadnud, ikkagi kuidagi läks midagi sassi või siis oli see nii-öelda plaanitud diversiooni akt millegi pärast. Siin on näha teine valimiskomisjoni liige, jälle paneb ilusti lauale. Ja kõigi silme all need kaardid ei lähe kuskil ära. Ja nüüd on siis näha, et siis 30. septembril tehti vastupidi, eks ole. Et kaardid liikusid siis ära sinna saali, kus istusid valimiskomisjoni liikmed. Et siin on siis valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann, et tema sisestab oma kaardi valimisteenistuse siis töötaja Indrek Leis oli siin enne juhendanud, kuidas tuleb siis pärast kaardis lugejast väljavõtmist kaart uuesti pitseerimisele anda. Ja siis ta tahab seda teha, aga audiitor ütleb pärast. Teeme ringi ära ja siis hakkame kleepima. Audiitor sekkub protseduuri, esiteks, mida ta ei tohi teha ja saadab siis nad sinna kuskile saali, kus siis puudub nende üle siis järelevalve, et mida siis need valimiskomisjoni liikmed seal nagu teevad, et kas nad seda kaarti siis hoiavad hästi või mitte. Ja see turvakleebis siis on see asi, mis pidi valimiskomisjoni liikmetele tagama, et nemad ei pea muretsema selle pärast, kas keegi nende kaarti kopeerib. Turvakleebis on peal, siis ei saa, füüsiliselt ei saa sinna kaartile, see on nagu ID-kaart samasugune, et seal on mingisugused klemmid, et need klemmidel ei saa ligi, kui kaart on pandud sinna ümbrise sisse ja turvakleebis on peal. Ja see, et need valimiskomisjoni liikmed siis sinna istuma saadeti niimoodi, ilma turvakleebiseta, et see on siis see hetk, millega siis see võti kompromiteeriti selles turvamudelis.
No mida selle kaardiga nüüd teha annaks seal, kui keegi läheb oma kaardiga sinna istuma? Mis seal nüüd on? Millised võimalused seal on? No sellest kaardist saab teha koopia. Et selle koopia tegemiseks piisab kaardilugejast. Selle kaardilugeja saab osta internetist mõnekümne euroga. Need kaardilugejad on väga väikseid. Saab panna mobiili külge. Need ei pruugi üldse nähtavad olla. Ja selle kaardi lugemiseks läheb sellesse lugejasse sisestamise aeg ainult. Tuleb selle väga kiiresti välja selle võtme sealt. Ja kui turvakleebis on peal, siis ei saa sinna hästi ligi, eks ole, ei saa lugeda. Ja kui turvakleebist ei ole, siis saab sellele kaardile ligi. Ja tegelikult, mis oli eelmise päeva protseduuri, selle võtmeloome protseduuri üks osa, kus siis oli võimalik sellele kaardile siis panna ka PIN-kood peale. Mis tähendab seda, et see lugemine oleks keeruline. Et kui on kõrvaline isik, ta ei tea PIN-koodi võib-olla. Ja ei saa seda lugeda, eks ole. Aga ei, seda ei tehtud. Seda turvameedet, mis oli ette nähtud, et seda ei kasutatud. See on ette nähtud? Selles mõttes, et ette nähtud, et protokollis on kirjas, et see on üks võimalus. See ei ole niimoodi, et on kohustuslik. Aga selles mõttes, et miks ta on siis üldse välja mõeldud, kui seda ei kasutata, eks ole. Et ühesõnaga protseduuris on kirjeldatud seda PIN-iga kaartide kasutamist ja ma eeldan, et ilma PIN-ita kasutamiseks see on vajalik võib-olla ütleme mingi proovimiseks, kuskil katsetamiseks, eks ole, kui ma tahan vaadata, kas see süsteem õigesti töötab. Aga siin on probleem selles, et see proovi läbimine, mis siin toimus, see sama võti, mis proovi läbimisel on kasutusel, seda sama võtit kasutatakse päris valimistel, eks ole. Et see e-hääletus, mis nüüd algas 13. oktoobril, eks ole, siin on see sama võti kasutusel ja kui see võti siit siis eks ole, lekib selle proovi hääletuse käigus, siis on kompromiteeritud see võti päris e-hääletusel ja see ongi see suur jama siin, eks ole. Ja mina ei tea, miks nad ei tahtnud seda PIN-koodi panna. Võib-olla nad mõtlesid, et turvakleebis ajab asja ära, aga kuna turvakleebisega läks asi sassi, eks ole, seda ei pandud, lubati nendele valimiskomisjoni liikmetel sinna siis saali liikuda, kus nad siis olid kokku seal, see protsess kestab siin umbes veerand tundi. Ja ma siis videost järgi vaadates arvutasin välja, et iga kaart oli siis nii-öelda järelevalveta umbes 10 minutit. Ja valimiskomisjoni liikmed siis justkui pidid siis, nad ei pidanud turvamudeli järgi, nendele pole kohustust veenduda, et keegi nende kaarti ei loe. Sellises olukorras, kus seda pitseeringut peal ei ole. Aga kas vaatlejad olid kindlad, et need inimesed üldse istusid siin või mõni valimiskomisjoni liikmetest käis näiteks ka kuskil tagaruumis ära või on neil kohustus istuda seal selle sama pingi peal või on mingisuguseid andmed, mis nende kaartidega võis reaalselt juhtuda? Kas keegi nägi midagi? Selles mõttes, et vaatlejad püüdsid sellel põgusalt pilku peal hoida, aga kuna järgnev protseduur algas juba, siin hakati lugema siin ekraanilt kokku siis neid tulemusi, mis siis selle kaardi kasutamise kaart siis aitas need proovi hääletamisel antud hääled siis dekrüpteerida ja kaartide kasutamise järel siis need tulemused siin kuvati ekraanile, aga see tulemuste fail oli väga pikk. See pidi siis nagu otsima hakkama, mis hääli siis keegi sai seal proovi läbimisel, eks ole. Ja see oli see niisugune ütleme niisugune protsess, kus seal sagiti saalis ringi, audiitor sagis seal ringi ja nii edasi, et seal ei olnud tegelikult võimalik veenduda, et kes kus on ja kus need kaardid on. Sest neid kaarte võib ju ka käest kätte anda, keegi võib sul taskust ära võtta selle, käigi korraks ära, tulla tagasi. Ja üks vaatleja kinnitab, et tema istus seal oma koha peal, ta ei tahtnud ringi liikuda siin, eks ole, et äkki segab kuidagi, mina liikusin siin päris palju ringi vaatlejana, et eri nurkade alt seal vaadata, mis tehakse. Aga tema väitis, et uks käis, eks ole, selle aja jooksul, et ta ei näinud, kes seal käis, aga uks käis, eks ole. Ja mina käisin siin selle aja jooksul, kui siis, praegu on veel selle kaartide kasutamine, see on viimane kasutaja, aga kui tema nüüd selle oma kaardi välja võtab ja ära läheb, siis algabki see tulemuste kuidagi kokku arvestamine siin. Et siis mina käisin siin korduvalt ringi, mina käisin sealt nende valimiskomisjoni liikmetel seal, nad istusid üldiselt kuskil siin, aga mina käisin sealt tagant mitu korda läbi nende juurest. Et et mina võiksin olla, mind on siin kusjuures näha, ma olen isegi samas ärgi. Et oleks võinud neid kaarte seal, midagi nendega seal nokitseda ja selle mõttes see lihtsalt peab olema välistatud. Mina ei taha neid kaarte, eks ole, mina tahan veenduda, et nende kaartide tuleb võti ei leki, eks ole. Aga selles mõttes ka mind peaks kahtlustama. Turvamudelis selleks ongi, et keegi ei saaks midagi halvasti teha, eks ole. Ka valimiskomisjoni liikmed, ka nemad võivad olla šantažeeritud, eks ole.
ja ka nende puhul peab olema tagatud, et see võti ei leki. Mitte see, et nad peavad ütlema, et, noh, et ausõna ma hoidsin seda hästi ja ausõna keegi seda ei puutunud, vaid et see peab olema tagatud. Ja selles ongi see nagu kogu see vaidlus, mis nüüd on tekkinud. Et kuna reegleid rikuti, et siis peab selle 15 minuti kohta, kus siis reegleid rikuti ja ei ole tõendatud, et see võti lekkis, et see võti ei lekkinud, eks ole. Selle 15 minuti kohta peab siis valimisteenistus tooma tõendid, et seda juhtunud. Et võti selle sammuga siis nagu turvamudelis kompromiteeriti, võti on kompromiteeritud. Ja sellega, et siis reeglid rikuti, siis läks see tõenduse koorem valimisteenistuse õlgadele. Nemad peaks nüüd tõendama, et selle kompromiteerimise käigus siis see võti päriselt ei lekkinud. Ja seda nad on keeldunud tegemast. Ja see on nagu võib-olla, noh, et nad on sellest keeldunud, see on nagu nii-öelda selle turva protokolli mõttes skandaalne, et mida nad on teinud vastupidist. Et selle asemel, et tõendada, et selle võtmega midagi halba juhtunud selle 15 minuti jooksul, nad siis vastasid vaatlejate puuduste avaldustele siis valeväidetega sisuliselt. Kas, me tuleme nende valeväidete juurde ka veel, aga kui me vaatame seda audiitori tegevust, siis tunduks nagu audiitorile on antud nagu väga selged juhised kätte sekkuda sellesse protsessi, mis näeb, et kohe, kui on hääletatud, tuleb kaart tagastada lauale ja panna sinna peale turvakleebis, et just kui oleks temal antud nii-öelda selline juhis, et nüüd me teeme seda asja teistmoodi. Et kas audiitor, see sama inimene, kes seal oli, et kas tema on kommenteerinud seda kuidagi moodi või on siin mingeid see sama mees siin? Hillar Põldmaa on ta nimi. Kes tegutseb? Jah, et selle kohta esitati valimiskaebused lõpuks, eks ole, mis oli ka valimiskomisjonis arutusel. Teda ei olnud sinna valimiskomisjoni koosolekule kutsutud selgitama, mis ta seda tegi. Aga ta on mõningaid selgitusi andnud Facebookis. Et iseenesest audiitor minu teada ei tohi Facebookis midagi kommenteerida selle oma auditeerimise kohta ja sellel ajal üldse nende sammude kohta. Aga Hillar Põldmaa siis minu Facebooki seinal postituse all kommenteeris seda MTÜ raportit ja ütles selle kohta midagi nii-öelda negatiivset. Ja ka nende protseduuride ajal, et mul oli temaga põgusad vestlused ja mina uurisin, et siis millal audiitor sai selle lähtekoodi, eks ole, mis oli selles punktis ja nii edasi ja dokumentatsiooni. Ja siis ma vestlesin temaga ja siis ta nagu ütlesin, et mina pole veel saanud, millal teie saite. See härra Hillar Põldmaa on nüüd sellest samast audiitori firmast, mis on nii-öelda ainupakkumise alusel sinna võetud, jah? Jah. Ja ma ütlen, et ta on väga niimoodi kallutatud või tal on väga tugevad seisukohad. Ta mind halvustas selle küsimuse pärast. Ta seal ütles minu kohta midagi sellist, mis on niisugune mahlakas ütlus, et mis sa on köhid nii-öelda. Et ta küll vastas mulle, et jah, et nemad said selle lähtekoodi ja dokumentatsiooni juba siis, mis oli 24. september või. Et siis nagu eelmise nädala kolmapäeval. Et vaatlejad siis said nagu lärmilöömise peale reede õhtul midagi alles, eks ole. Et mingis mõttes audiitor on siis, kuna selles mõttes, et leping audiitoriga sõlmiti, siis see pidi olema see 24. kui ma eksi. Et siis kui audiitoriga leping sõlmiti, siis nad said selle lähtekoodi ja dokumentatsiooni ja see ei olnud avalik, see ei olnud allkirjastatud, mistõttu audiitor nõustus töötama avaldamata lähtekoodi ja dokumentatsiooniga, mis näitab, et audiitor juba selle lepingus sõlmimise nagu fakti alusel töötas nagu selle valimisteenistuse siis nagu tiimiliikmena, mitte audiitorina, kes on sõltumatu, kes vaatab kõrvalt neid asju, nõuab nagu formaalselt, et neile antakse need asjad üle, mida ta auditeerib ja nii edasi. Et ühesõnaga jah, et see on see sama audiitor, tema seisukoht ei ole selge, ta on nagu, tema roll on ambivalentne ja kindlasti audiitor ei tohiks sekkuda nendesse asjadesse. Just. Et seda vaatlejad ei tohi sekkuda, vaatlejad peavad olema nii-öelda, mitte ise neid protseduuri läbi viima ja audiitor on siis Eesti selles veidike kummalises selles süsteemis on siis nii-öelda professionaalne vaatleja, just nagu palgatud vaatleja. Ja tema siis sekkub.
ja see on kõigega vastuolus, mis nagu puudutab niisugust auditeerimist ja ka valimiste läbiviimist. No riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on nüüd ka kommenteerinud seda natukene, aga mitte mingisugust tunnistust nüüd sellest siis, et ollakse eksitud reeglite vastu, et oldaks võetud vastutusele audiitor, antud audiitor härra Põldmaa vist, kui ma ei eksi, et kui ma hästi mäletan, et mingit vastust ei ole. Ei tunnistata vähimalgi määral seda, et ollakse reeglite vastu eksitud. No vaadleja vist ei saa audiitori peal isegi kaebust esitada. Audiitor on nagu mingis mõttes valimisteenistuse palgal. Aga Arne Koitmäe, tema tõepoolest pidi siis vastama nende vaatlejate puuduste avaldustele. Ja nendele ta ka vastas, eks ole. Et mingis mõttes need vastused on udused ja ümmargused, aga nende vastuste sisu, see iva, mis seal on, et need tuginevad siis nagu valeväidetele, et nad väidavad selle asjade kohta, mis siin videos näha on selgelt, väidavad vastupidist. Et see Koitmäe väited siis on esiteks see, et audiitor ei sekkunud, et see on videos näha, audiitor sekkub, Koitmäe väidab, et audiitor ei sekkunud, ta lihtsalt kommenteeris seal midagi. Et audiitor ilmselt ei tohiks kommenteerida, aga see, et ta ei sekkunud, et see lihtsalt ümber lükatud sellega, et valimiskomisjoni esimees tahtis selle kaardi tagastada. Audiitor ütles, et ei, pärast teeme selle ringi enne ära siin, pärast hakkame kleepima. Ta sekkus otseselt siis nagu sellesse tegevusse. Ja selles mõttes, et Arne Koitmäe on siis esitanud valeväite selle kohta, eks ole. Ja teine väide siis, mida Arne Koitmäe siis esitas, on see, et kaardid tagastati kohe, pitseerimiseks kohe pärast kasutamist. Ja sellest videost oli näha, et kaarte kasutati ikkagi seal kaardilugejas. Ja pärast kaardilugejast väljavõtmist neid ju ei kasutatud, eks ole, liiguti sinna saali. Ja iseenesest, kui Arne Koitmäe väidab, et kaardid pitseeriti kohe pärast kasutamist, nad olid ilma pitseerimata ainult siis, kui neid kasutati, sellest peaks järeldama, et valimiskomisjoni liikmed kasutasid neid seal saalis, mis on täpselt see, mida nad teha ei tohtinud, eks ole. Et siis 2 otsest valeväidet. No jah, et minu meelest on need otsesed valeväited, et videost on tõendatav, et see ei olnud nii, eks ole. Ja 3. väide on siis see, mida me siin ka põgusalt nägime, et ta väitis, et audiitor oli kogu aeg ülevaade, mis nende kaartidega toimub. Me nägime siin videos, kuidas need 2 audiitorit, nii Hillar Põldmaa kui ka siis tema kolleeg Jaan Oruaas, et selle aja jooksul, kui need kaardid seal konverentsisaalis olid, nemad käisid seal mööda saali ringi, vaatasid ekraanile, tegelesid muud asjadega täiesti, nad kindlasti ei hoidnud neil nagu pilku peal. Et ühesõnaga, kuidas ma seda kirjeldan, on see, et võti kompromiteeriti turvamudelis, eks ole. See on juba väga halb asi. Sellega läks see tõestuse koorem valimisteenistusele, ta peab näitama, et kuigi võti kompromiteeriti, siis selle võtmega midagi ei juhtunud. Võib-olla saab seda kuidagi näidata, aga selle asemel, et seda püüda siis tuua neid tõendeid avalikkusele ja valimisvaatlejatele, ta siis esitas valeväiteid, millega ta kompromiteeris seda kompromiteerimist veel otsa, ta kompromiteeris kogu selle asja 2-kordselt. Ja ühesõnaga võti oli kompromiteeritud, siis kompromiteeris Arne Koitmäe seda kogu selle asja veel ja nüüd on see nagu selline kompromiteerimise hunnik, eks ole, suur kompra, ütleme. Et ma ei oskagi öelda, mis see on, et siin võib-olla oluline see, et tegelikult juba sel hetkel, kui Olari Koppel liikus seal oma selle kaardiga sinna istuma, siis üks valimisvaatleja osutas selle näpuga, et mis siin toimub. Ja sellele see Hillar Põldmaa siis reageeriski, et ei, et teeme selle ringi ära ja niimoodi. Aga juba sel hetkel vaatlejad andsid märku, et see on vale, nii ei tohi teha, eks ole. Aga vaatlejad ei saa sekkuda, eks ole. Vaatlejad teevad avaldusi. Ja sellele avaldusele ei reageeritud, eks ole. Ja see avaldus tehti koha peal. Ja pärast seda tegi järgmise avalduse siis valimisvaatleja Sulev Švilponis. Tõi selle välja, et see võti nüüd seal läks rändama, eks ole, ja kompromiteeriti, ja et mis nüüd saab, eks ole. Siis mina tegin avalduse 3. oktoobril, puudusavalduse. Ja siis lõpuks siis vastus tuli siis esmaspäeval, siis oli siis, mis ta siis on, 6. Arne Koitmäe vastus, kus ta siis andis neid valeväiteid. Ja edasi läks siis niimoodi, et me siis lõpuks tegime valimiskaebused. See oli siis neljapäev, 9. oktoober, kusjuures samal päeval oli siis valimiskomisjoni koosolek, kus ma siis esitasin ühte teist kaebust ja siis me uurisime seal juba, et mis siis saab nüüd, eks ole, et nüüd valimised käivad, võti on kompromiteeritud.
Siis veel ei käinud, siis oli veel, et küsimus oli selle, kas siis selle kompromiteeritud võtmega hakatakse valimisi tegema. Siis nad kuidagi ei tahtnud selle reageerida. Ja siis me tegime veel valimiskaebused selle kohta, millele valimiskomisjonil oli võimalik reageerida veel samal nädala reedel, 10. oktoobril, aga seda ei tehtud. Ja siis pandigi valimised käima selle kompromiteeritud võtmega. Ja valimisvaatlejate mõttes on see niisugune nagu aeglane rongiõnnetus. Et on näha, tehakse valesti. Olari Koppel jalutab, see on vale samm, see on protokolli reeglite räme rikkumine, sellega tuleb kaasa see, et salajasus saab riivatud, valimistulemuse autentsus saab samamoodi riivatud, eks ole. Ja siis me teeme märkuse ja seda ei hakata koha peal lahendama. Et selle jaoks need suulised avaldused tegelikult on, et sa teed viivitamatult märkuse, sellega tegeletakse. Me oleks saanud selle Olari Koppli sealt tagasi kupatada ja öelda, et ei, et paneme selle kaardi siia laua peale, siis on kõik hästi. Me praegu nägime, kuhu sa läksid, eks ole. Aga nad läksid kõik sinna. Ükshaaval käisid siit läbi. Valimiskomisjoni esimees tahtis seda kaarti tagasi, ta oli lastud. Siis läks veel 10 minutit iga kaardiga ja siis nad lõpuks toodi tagasi. Ja mis selle 10 minuti jooksul toimub, see on siit pildist väljas. Sest seda kohta, kus need valimiskomisjoni liikmed istusid, seda ei olnud ette nähtud, eks ole, vaadelda. See ei olnud protseduuri osa. Protseduurid pidi toimuma siin pool, audiitori juures, arvuti juures. Seda vaatlejad ei filminud ka, eks ole. Ja ühesõnaga ongi selline asi, mida oleks saanud ära hoida. Kohe alguses saanud selle ära hoida. Valimiskomisjonile ja valimisteenistusele anti märku, et peaks tegema teisiti, või selle saab veel ära hoida. Aga ühtegi seda võimalust ei kasutatud ja nüüd see ongi siis selle video me pidime avaldama, sest et Aarne Koitne valetas, eks ole, nende asjade kohta. Me pidime kuidagi tõendama, et Aarne Koitne valetab. Ja jumal õnne, et meil see video oli, eks ole, sest et meil ju keelati videoid levitada ja üldse piirati ka just nagu nende tegemist seal. Vähemalt niimoodi survestati neid mitte tegema. Et see video üles panna niimoodi, et see iseenesest oli julgustük ja mitme vaatleja koostöö. Et jah, et nüüd tegelikult ongi niimoodi, et kuna valimiskomisjon ei ole neid kaebusi sisuliselt arutanud, on öelnud, et meil ei ole kaebeõigust selle asja üle, et siis ongi avalikus ülesanne hinnata, et kas see, mis siin videos toimub, et kas see on siis aktsepteeritav. Ja mis siin on näha, siin on siis mitmed rollide vastuolluminekud, audiitor, kes peaks kogu asja tagama seda asja, on niisugust nagu turvalisust ja läbipaistvust ja edasi, kõiki neid, et midagi ei lähe valesti, audiitor käitub valesti, valimiskomisjon ise, kes on samuti järelevalvav üksus, eks ole, kogu seda protsessi peaks järele valvama. Valimiskomisjoni liikmed teevad asja valesti. Et nemad oleks võinud aru saada, et nad ei tohi nende võtmetega sinna minna, sest nad peaksid neid üldisi asju aru saama vähemalt selles mõttes, et kui on teada, et võtmekaardiga ei käida ringi ilma turvakleebiseta, siis nad võiks saada aru, et seda tuleb järgida niimoodi täht-tähelt nagu sõjaväeliselt põhimõtteliselt. Aga millegipärast nemad ka ei reageeri. Ja siis koha peal midagi ei reageerita ja siis nagu mõistus ei tule tagasi siis ka nagu pärast, eks ole, puudusavalduse peale, järgmise puudusavalduse peale, valimiskaebuse peale. Ja nüüd see video on siis olemas, kõik saavad seda hinnata. On ka ajakirjandus on seda kajastanud, eks ole, et esimene kajastaja oli kusjuures Äripäev, kes kajastas seda juba enne valimiste avamist, enne e-hääletuse avamist valijatele reedel kajastas seda, küsis kommentaariga valimisteenistuselt, valimisteenistus siis vastas Äripäevale samamoodi nagu siis nendele vaatlejate puuduse avaldustele, ehk siis valeväidetega. Ja ma ei tea, et kuidas seda hinnata, et see oli ära hoitav, see jama, aga nüüd see jama on. Valimisteenistuse istung oli ju ka siin vahepeal, et komisjoni istung, et see on siis, mis sealt nüüd siis välja tuli? Seal on põhimõtteliselt see, et sinul ei ole üldse kaebeõigust selles küsimustes midagi teha. Või? See oli ootuspärane. Või ütleme niimoodi, et vaatlejad ikkagi käitusid selles mõttes heauskselt, et tegid avaldused õigel ajal, ütlesid, et mis nende meelest tuleks teha, et tuleks uued võtmed teha, et see oleks olnud see elementaarne asi, see oli võimalik. Enne e-hääletuse algust igal hetkel teeme uued tseremoonia, teeme uued võtmed. Aga seda ei kasutatud. Ja kuna valimiskomisjon oma siis selle 9. oktoobri koosolekul juba ütles, et nad ei kavatse ilmselt neid asju nagu läbi vaadata sisuliselt, siis need valimiskaebused, mille me siis mina ja Sulev Sviltponis esitasime kumbki, et need siis oli ette teada, et need tõenäoliselt jäetakse läbi vaatamata selle tõttu, et öeldakse, et meil pole kaebeõigust.
Ja kas see on nüüd siis tõsi, et meil ei ole kaebeõigust või mitte, et tundub, et Eesti õiguspraktikas ei ole valimisvaatlejatel õigus siis kaevata selle üle, kui siis toimub otse niisugune turvareeglite rikkumine. Valimisvaatlejatel vist ei ole õigus kaevata selle üle, kui oleks otseselt, siin ei olnud päris valimisprotseduur, aga kui valimiskomisjoni liige või valimisteenistuse liige tõstab 1000 sedelist ühest kastist teise ja vahetab sedeleid seal, võltsib otseselt tulemusi. Ka siis ei ole valimiste vaatlejatel tundub võimalik siis kaebust esitada. See on muuseas otseses vastuolus ka sellega, mida Odihri raport e-valimiste osas pani ette, et mäletame ju ka seda, et selle raporti punkt J ütles välja seda, et kaaluda tuleks eraldi regulatsiooni kehtestamist, mis lubaks vaatlejatel ja kolmandatel isikutel esitada avalikkuse huvides kaebusi e-hääletuse võimalike rikkumiste kohta. Samas tuleks seaduses arvestada e-hääletuse spetsiifikat kaebuste esitamise tähtaegade tõendamisnõuete ja lahendamisprotseduuride kujundamisel. Ehk siis Odihri raport, mis selle aasta kevadel suve hakul välja tuli, ütleb põhimõtteliselt seda, millele on ju tähelepanu juhtinud korduvalt erinevad e-valimiste kriitikud. Ja öelnud ka seda, et tõepoolest meie tänastel vaatlejatel ei ole mitte mingisugust nii-öelda üldkaebuse või sellist üldkaebuse variantigi, et kui see ei puuduta otseselt seda, kuidas sinu õigusi valimistel rikutakse, siis neid kaebusi arvesse ei võeta. Ja Odihr paneb ette, et just nimelt selliste kaebuste korra tuleks kehtestada. Jah, et selle sama ettepaneku tegime pärast 2023. aasta Riigikogu valimisvaatlejatega. Petitsiooni koostasime, kogusime sinna nõutud arvu allkirju, selleks Riigikogu põhiseaduskomisjoni. Selle petitsiooni esimene punkt oli vaatlejatele vaidlustamisõigus avalikes huvides. Ehk see sama asi, mida meie siis rahvusvahelised kolleegid ütlevad, eks ole. Et vaatlemisel oleks mõte, et hoida selliseid jamasid ära, mis juhtuses. Et peaks olema vaatlejatel see kaebeõigus, millel on sisuline tähendus. Mitte nii, eks ole, et seal valimisteenistusel on lubatud valetada, aga valimiskomisjon peab tegema järelevalvet nende valetamise üle, aga nad ei tee seda lihtsalt. Et peaks olema ikkagi sisuline menetlus selle jaoks, kui rikutakse reegleid, seda ei saaks kinni mätsida lihtsalt valetamise või udujutuga, eks ole. Ja praegu, kui vaatlejatel oleks olnud see kaebeõigus avalikes huvides, siis oleks pidanud nendele puudusavaldustele ikkagi sisuliselt vastama kohe. Ja selles mõttes, ega see kaebeõigus tähendab ka siis seda, et mingis mõttes puudusavalduse võivad vaatlejad teha alati. Ja puudusavaldust võib teha tegelikult avalikes huvides. Aga probleem on see, et kui puudusavaldusele siis antakse vastus, mis on vale, mis on udujutt, mis ei vasta faktidele, siis pole seda kuskil edasi kaevata. Et edasi kaebeõigust ei ole. Ja selles mõttes seda avalikes huvides kaebuste esitamise õigust ei ole. Et puuduse avaldusi võib teha avalikes huvides, nii palju kui kulub. Ainuke asi, et nendele võib vastata kas ühe lausega või siis üldse öelda, et tänan avalduse eest ja rohkem mitte midagi. Ja ka see on Riigikohtu praktikast läbi käinud, et iseenesest peaks puudusavaldustele vastama niimoodi, et ütlema, et mis meetmed võeti tarvitusele puuduse kõrvaldamiseks. Aga ka seda on eiratud kogu aeg, eks ole. Ma arvan, et see sinu küsimus on ikkagi arutlusväärne siin, mille sa ühe oma postituse lõpus esitasid, et kuidas me nüüd üleüldse saame siis ikkagi sellist valimistulemust üldse usaldada, mille serveerib meile valetav valimisteenistus. Valimisteenistus on tõendatusti sellele videole tuginedes valetanud, nii. Need turvavõtmed on kompromiteeritud ja meil käib edasi praegu täna veel sel hetkel, kui me seda intervjuud teeme, e-hääletus, e-hääli on antud, nii, et mina leian, et siin on ainus võimalus see, et põhimõtteliselt e-hääletuse tulemused tühistatakse. Ja kogu see asi lendab uperkuuti ja peatatakse kohe e-hääletus. Sellepärast ma kirjeldangi seda, kui aeglast või aegluubis rongi õnnetust. Et sellega on kõik valesti, eks ole. Ja on näha, et see läheb järjest halvemaks. Ja ma ei kujuta ette, et kui ei võeta midagi praegu veel ette selle suhtes, põhimõtteliselt isegi praegu võiks teha need uued võtmed. Et ütleme niimoodi, et valimisvaatlejate ühingu vastutustundliku esimehena ma
arvan, et kui on valijatele kulutatud välja, et see elektrooniline hääletus on ja see nagu siis, seda tehakse ka, eks ole, keegi on välismaal ja nii edasi, et kui see nüüd nagu üldse kaob ära, et ei olnud, noh, tühistatakse tulemused ja ei olnudki ja ei saagi, siis jääks paljudel inimestel võib-olla hääletamata. Ja sealhulgas nendel võib jääda hääletamata, kes toetavad ka siis ütleme opositsioonierakondi, kelle seisukoht siis selle e-hääletuse suhtes on kriitiline, EKRE näiteks, eks ole, EKRE toetajad välismaal, neil jääks hääletamata. Ehk siis võib-olla kõige tasakaalukam lahendus praegu oleks see kompromiteeritud võtmega e-hääletus peatada, teha kiiresti uus võti, üks päev on see elektrooniline hääletus nüüd veel lahti, näiteks ütleme laupäev. Ja siis need, kellel ei ole muud võimalust, nad saavad oma elektroonilise hääle siis anda. Olgu see süsteem nii halb kui tahes, nad saavad oma nagu, kodaniku kohust püüda täita. Loodetavasti see nagu, töötab, eks ole. Kindlust ei ole, eks ole, kui need protseduurid on nii udused ja nii katki. Aga et kuna neil on see õigus antud valijana, siis nii saaks selle õiguse neile ka jätta, et siis ei peaks valimiste tervikuna tühistama. Aga jah, minu meelest on see väga halb olukord, selles mõttes, et kui see lastakse lõpuni nüüd, minnakse siis jälle tähtsa näoga pühapäeval seda häälte lugemist tseremooniat tegema, tehakse seda sama asja, mida siin tehti valesti, hakatakse neid kaarte seal sisestama, võib-olla minnakse jälle rändama, eks ole, selles mõttes, et siis sellel asjal ei ole enam mingit sisu, et seda ei saa siis nimetada demokraatlikeks valimisteks. Absoluutselt ei saa. Absoluutselt ei saa. Et, kuidas siit edasi? Et mis me nüüd siis nagu õppisime siin, et see on selline bardakk ausalt öeldes, mida sa oled praegu kirjeldanud. Et sa oled nimetanud seda aeglaseks rongiõnnetuseks, aga mina nimetaksin seda ikkagi täielikuks pakasuhaks ja bardakiks ausalt öeldes. Et kuidas nüüd sellist asja üldse saab ikkagi niimoodi tolereerida, et see on nagu väga kaugel igasugusest demokraatlikust printsiibist, kui riigi valimisteenistuse juht, kes siin pildil on praegu, valetab näkku inimestele, tekitab teile kui ausate valimiste vaatlejatele, eks ju, mis peaks olema riigi valimisteenistuse kohus, et ta tuleb ja lubab neid vaatlejaid sinna juurde, sest kui kõik on õige, puhas ja hea, siis ei ole mingit probleemi, et need valimise vaatlejad on seal kohal ja verifitseerivad selle suurepärase hea süsteemi, eks ju. Ja ütlevad, et tõesti kõik tehti seaduspäraselt, reeglite kohaselt ja süsteem ise on ka suurepärane. Et võime kirjutada alla ja ütelda, et kõik on hea. Vastupidi, me näeme siin just nimelt vassimist, valetamist, täielikku bardakki. Et kui kaua see pull nüüd niimoodi, kui nüüd rahvakeeli küsida, et kui kaua see nüüd võib nagu jätkuda meil siis siin? No ma ei oskangi öelda, selles mõttes, et alustasin juttu sellest, et mõned vaatlejad on öelnud, et nad keelduvad valimistel osalemast. Valimistel üldse, mitte elektrooniliselt häält andmast, või valimistel üldse. Ta ei tunnista seda valimist kui nii-öelda legitiimset valimist. Eriti need, Kalle Kulbok konkreetselt Tartust soovis nendel toimingutel osaleda, vaadelda seda 29. ja 30. septembri toiminguid. Tartust tal oli raske kohale tulla sinna, oleks pidanud kell 4 öösel vist startima kuidagi või varem veel, 3-2, eks ole. Kui sa öösel pead niimoodi keset ööd üles särkama ja sõitma hakkama kuskile, sa ei ole järgmisel hommikul võimeline nagu sisuliselt tööd tegema ikkagi. Tema konkreetselt ütles, et tema ei saa valimistel osaleda, et need ei ole vabad ja demokraatlikud valimised. Ja ta plaanib selle teate saata ka siis valimiste korraldajale. Et ta on kogenud, värvika taustaga ja poliitik, kes on vaadelnud valimisi ka siin 90. lõpus ja teinud olulisi tähelepanekuid. Ta on siin ka näinud teatud niisuguseid kahtlasi asju ja tal on kogemus ja tema ütleb, et ei, nii ei saa. Et teised vaatlejad ei ole niisuguseid seisukohti võtnud. Mina olen küll korra öelnud, et mina ei saa osaleda valimistel, jah, siukses olukorras. Aga mina vaatlejana, tehnilise vaatlejana, ma olen siis ka neil valimistel, neid e-hääli siis andnud teatud põhjustel ka selleks, et esitada kaebust tegelikult, et seal kaebeõigust tekitada endale sellega, et minu e-hääl on mängus, mis tõttu ma võin siis kaevata ja öelda, et minu õigus on riivatud. Aga kaua? Selles mõttes, et mina arvan, et õige lahendus on see asi ikkagi peatada, see e-hääletus tervikuna peatada. Absoluutselt. Ja kuidas siis edasi,
et siin on jälle sellised lahendused, mis ei ole sellised, mis nüüd tähendavad, et kogu see asi on siis nagu lõppenud, üldse mingi teehääletus kunagi ei tule, eks ole. Võib-olla tuleb. Aga noh, sellise kui nagu praegu on, sellega ei saa jätkata. Kindlasti mitte. Märt, esiteks ma tänan sind ikka jälle sinu selle töö eest, et see on tegelikult täiesti hindamatu, et sa sellist asja teed, et sa need asjad oled välja toonud. Kui sinusuguseid mehi oleks, siis me tegelikult selle asjaga niimoodi ei tegeleks ja me ei teaks, mis tegelikult toimub riigi valimisteenistuse ja Vabariigi valimiskomisjoni kinnistel istungitel, mis peaksid olema avalikud. Et igatahes jõudu sulle, jõudu MTÜ-le ausad valimised ja ma loodan, et me ei ole siin viimast korda siin Objektiivi stuudios, vaid räägime nendest teemadest edasi ja kunagi võib-olla tõstame klaasi, kui kogu see jama kokku kukub ja need e-valimised sellisena ära lõpetatakse. Aitäh! Palun!